Maja ehitus või kodu loomine, see on suur samm. Puitmaja Liit annab välja iga aasta Eesti Puitmaja sõbra tunnustust ja 2014 me andsime selle välja Eesti Vabamuuseumile. Ühe raamlepingu punktina oli, et otsime ühiselt võimalust püstitada kaasaegne puitmaja Eesti Vabamuuseumisse. Miks me ootame järgmised 50 või 100 aastat, et näidata 21. sajandi puitehitist, et teeme seda kohe, näitame tänapäevaseid puitmaja tootmise, ehitamise tehnoloogiaid ja võimalusi. Sama maja 21. sajandi arhitektuuri näidishoone Vabaõhu muuseumis. Nii sise- kui ka välisviimistlus on Akzo Nobeli toodetega tehtud. Puitmaja Liit koosneb puitmaja tootjatest ja nende tarneahela partneritest, kuhu kuulub ka siis Akzo Nobel. Akzo Nobel on kindlasti, ma arvan, selline toetavate liikmete programmi hea näide, et kuidas kõik hakkab inimestest pihta. See arendus- ja teadustöö, mida Akzo Nobel ka täna Eestis oma Rapla tehases teeb, et see on kindlasti ülioluline, et see lõpuks jõuab ju kliendi mugavuseni välja. Kliendid ootavad meilt, et toodet oleks lihtsam kasutada, et ta oleks kaua kestvam ja loodussõbralikum. Vaadatakse, kust tulevad toorained, kui kaugelt me neid veame, kas need on taastuvatest ressurssidest või mitte, milline on toote jalajälg laiemas mõistes. Tänapäeva noored mõtlevad aina rohkem, et mida nad tarbivad, kuidas nad tarbivad ja nad muutuvad aina teadlikumaks oma otsuste juures, mis on väga positiivne trend, et millise jalajälje me siia jätame. Kindlasti meie suhtume puitu kui taastuvasse loodusvarasse ja ma usun, et arvestades, kui palju meil tegelikult metsa kasvab, kui jätkusuutlikult me suudame seda majandada, siis kõik ikkagi näevad, et see on meil taastuv loodusvara. Ta on suurepärane ehitusmaterjal, kuna ta on väga hea kandevõimega, samal ajal olles ülikerge. Ta on kerge kujundada ja kui teda õieti kaitsta, kasutades sobivaid tooteid, siis ta säilib väga kaua ja väga edukalt. Ja loomulikult tervislik õhkkond, keskkond puitmajas on vaieldamatu. Puit on soe materjal, et kui sa lood endale kodu, eks ole, sa tahad, et kodus on see kodusoe ja kui vähegi on võimalik ehitada puidus, siis tuleks seda teha.